7,3 miili ja hein. I mean, not terrible. My front O2 sensor is faulty, so I guess it's all good. Oleme täna siin heinaga. Väga mingit spetsiaalset introt ei viitsi teha, kuna see, ma ei tea, see võtab nii palju aega ja nii palju vaatajaid ei ole, siis teeme niisuguse lihtsa, et heinaga rajale ja järgmine hetk juba hüppame autosse. Nii, oleme heinaga siin Porsche ringil. Hein kui rajaneitsi, kohe saab kaasasõitja cherry poppida ja siis juba edasi hakkab heina dominatsiooniperiood. Hein, kas sul endal on äkki midagi öelda? Rahvas tahab teada, kuidas sul läheb? Mul läheb hästi. Läheb hästi või? Ma olen nüüd jalgpalliga teinud lõppmängu. Peame uue hüüdnime leidma, enam Hein ei saa olla. Aga Hein olen ikka edasi. Senikaua kui väravahi veri veel jookseb. No vaatame, äkki Hein on tulevane ringraja sõitja siin. Jah, see on minu ringraja debüüt. Kart olen käinud sõitmas, aga mitte autoga sellisel suurel rajal. Ja esimene sessioon, rada on veits märg, refid on 2,5 baari õhku täis lastud, et saaks pärast tühjaks lasta. Ja lähen vaatame, mis saab. Praegu lihtsalt tutvume rajaga ja proovime mitte kraavi panna, sest vihmameistreid meil siin ei ole autos. Kõik on alles õppijad. Hea küll, Hein, pea vastu. Kui oksendama tahad hakata, siis anna märku. Jah, mul pole õrna emagi ju. Ma olen sinuga ainult maantee peal sõitnud, siin on kinnine rada. Ei tea, mis möllu sa siin teed? Väga ei tee midagi. Natuke ikka. Olen kiivri no vihmaga veits külge saab ikka lasta, aga no ma ütlen, ma ei ole mingi eriline pro. Selle peab kinni ka panema. Jaa. Ja selle saad spoti saad sinna istmesse ja sinna külje taskasse panna. Nii vaatame, et seadega kõik õige oleks. Hea küll. Davai, Hein. Pea vastu. Eks ma proovin. Konditsioneer ka, aga see võtab horsepowerit ära jälle. Siin jätta meelde, kuhu minema peab, et see valesti ei lähe. Ega ma asfaldi peal niimoodi külge ei ole lasknud, aga saad ka sõita. Vahetame kohad ära, ma lasen rehvidest natuke õhku ja välja. Ei, kiivrit ära võta. Ma võtan, ma sätin. Ja siis saad ka sõita veel. Saad äkki väikse proovi ära teha. Üks põhireegel on, kellegile muljet avaldada on keeruline, aga lolliks jääda on võimalikult lihtne, et võta rahulikult. Ma panen sul alguses lapsehoidjad ka peale. Aga sõida, anna minna. Vaata peeglitesse samamoodi, et kedagi ei tuleks ja see on Jaapani auto, suunda näitab teiselt poolt. Ja rahulikult. Alguses lihtsalt, ma arvan, sõidame lihtsalt läbi raja, vaata. Ei ole kiiret kuhugi. Siin on kiiruse piirang 50. Mis siin on? 30, 20 järgmine joon. Alguses siis lihtsalt sõidame raja läbi, eks rahulik hooga võid sõita. Praegu kedagi ei ole ka, nii et rada on meie päralt. Tegelikult teoreetiliselt võib siit, proovi ikka tee peal püsida. Teoreetiliselt võib siit kiirendama hakata. Ja siis, kui siit välja sõidad, siis ära üle valge joone mine, see on niisugune viisakuse teema. Tegelikult vist siit võib kiirendama hakata. Praegu kedagi ei ole, kedagi ei tulnud rajale, mine rahulikult. Mine kolmandaga ikka vähemalt.
natuke võid gaasi panna, aga sõida rahulikult lihtsalt. Näe, vaata, kus ideaaltrajektoor läheb, mine ideaaltrajektoori peale. Siit on näha, vaata, kus teised sõitnud on. Lähme rahulikult lihtsalt. Ja noh, põhimõte ongi, et siin pidurad hoo maha ja siit lähed, vaata, kus jäljed lähevad on ja läheb siit, lõikab seda kurvi. Nüüd läheb siit natukene ülesse ja siis lõikab seda kurvi siit. Siis siit lased natuke ülesse sõita, kuna siin on kalle on ja mööda kallet vaata, kus lähevad jooned. Noh, lõikad kurvi on ja siis noh, siit on tegelikult juba täis gaasiga. Nii välja ei ole vaja vajuda. Ja noh, siit võid minna. Pane 4. käik ka ikka. Ja no nagu sulle rääkisin, tegelikult vihmas on see ideaaltrajektoor tegelikult libedam. Aga no vaata, mine lihtsalt jälgede järgi. Ega ta nüüd nii libe ei ole, et sa mingi spinniksid või midagi. Päike tuli välja ka, nüüd ta kuivab juba, siit on näha. No ja siit on näha, eks, kus ideaaltrajektoor läheb. Siin on pidurdad juba vaikselt. Võid panna 3. Rohkem sisse võid hoida. Käikudega on ka niimoodi, et ära vaheta neid nii vaikselt, pane käik sisse kiirelt. Siit võid mine 3. rahulikult. Liiga välja kaldud, tule rohkem sisse poole, ei ole nii välja vaja minna. Ja siit mine hooga. Nüüd sa peaksid sihtima seda valget siin, seda valget serva. Nii, ja noh, siit hakkab enam pidurdamine. Nii vara ei ole vaja sisse keerata tegelikult. Vaata, kui sul hoog on suurem, siis sa ei saa nii vara sisse keerata. Nüüd võid natuke välja poole hoida. Ja siis tegelikult lähed niimoodi ja siis lähed täie pasaga sisse. Võid nagu äärekivi peale ka minna. Ja siis, noh, siin paned juba gaasi, siis hakkad nagu välja minema võiks. Pane 4. käik ka. Siit võta rahulikult. No tegelikult siit sa tuled hooga. Sa tuled ikka hooga, ikka gaas on põhjas on ju. Ja siit kuskil lõpu poole alles hakkab pidurdama. Aga noh, täna nende rehvidega me nii või naa ei saa niimoodi sõita. No ja siin juba pidurdad täiega, eks, pane 3. Oota, ära nüüd, jah, me oleme kurvis alles, nüüd me jõudsime kohale. Tegelikult, jah, nüüd alles hakkad gaasi andma. Pane, võid gaasi panna julgelt. 4. Sõida praegu 3. ja 4. vaheta kiiresti. Et sa ei pea nii ettevaatlikult vahetama. Hoia siia ideaali ja lasta olla. Nüüd ju siin saa juures hakkab pidurdama. Paned 3. tegelikult pidurdamise ajal. Ja praegu on hästi, siit sõidad, kasutad seda kallet ära, sõidad ülesse. Ja nüüd tegelikult natuke hiljem võid minna teravalt, lähed sisse. Veel mine sisse poole. Nüüd paned gaasi juba, pane 4. Nüüd võid hoida välja, kuna siin on täis gaasiga kurv tegelikult. Sul on võimalikult palju ruumi vaja, sellepärast ongi väljast sisse. Sa pead võimalikult palju rada ära kasutama. Siit mine rohkem, sa võid äärekivi juurde minna. Äärekivi peale ei ole vaja minna, aga mine äärekivi juurde. Kõikides kurvides. No, täishooga tuled, siis ka pidurduspunkt on kuskil siin saja juures. Siin hakkab pidurdama, 3. käik. Kiiremini vaheta. Kõige halvem olukord on see, kui sa midagi ei tee, kui sul on vaba auto lihtsalt veereb sidur all. Seda ei ole üldse vaja. See, mis sa praegu tegid, seda ei pea üldse tegema. Pane gaasi. No tegelikult nüüd hakkad pidurdama, vaheta juba käik alla. 3. Lase sidur lahti, ei ole seda veermist üldse, käik peab sees olema kogu aeg. Lihtsalt õige käik peab olema sees. Siit lähme väljast, eks jälle, ja nüüd lähed sisse. Sii veel äärekivi, veel, vot nii. Nüüd pane gaasi. Mine rohkem hoia välja poole, me ei pea sinna sisse minema. Me tahame rada ära kasutada. Ja nüüd siit väljast lähed on ja hakkad vaikselt minema, kus siit jäljed lähevad. Jälgede järgi. Nüüd
nüüd on auto otse, nüüd pidurdad, vahetad käiku alla. Pidurda, me sõidame praegu kurvist välja ja kurv hakkab siin alles pihta. Nüüd võid gaasi panna, nüüd on juba gaas põhjas. Kiire käigu vahetus. Kohe, kui sa praegu, ma ei tea, kas sa tundsid või tundnud, kui sa siduri alla vajutad ja autol ei ole jõudu taha, eks, siis ta tõuseb ülesse ja muutub ebastabiilseks. Sellepärast ongi käik sees kogu aeg ja kas gaas põhjas või pidurdad. Pane kolmas. Väga hea. Ja no väljast sisse. Mine rohkem sisse, nüüd lähed julgemalt ja võt nii. No nii serva ei ole, eks, kasutad seda kiirust ära, nüüd lähed ülesse ja siis hakkad vaikselt sisse minema. Ja nüüd võid gaasi panna juba. Pane 4. Ja hakka juba välja hoidma. Lähme siit vaikselt läbi, kuna libe on ka, vaata, siis see on tegelikult kõige raskem koht, sest kiirus on kõige suurem ja nagu sa ise nägid, kui ta hakkab näpust minema, siis pead väga kiireid liigutusi tegema. Aga kui sa ei oska ja nendeks valmis ei ole, siis lähebki perse. Praegu vaata, tegelikult praegu sa olid alles kurvi algfaasis ja sa panid gaasi juba. Nii sa hakkad välja kanduma. Et lase vabalt käik sees veereda. Pidurdad, las veereb. Lämme. Nii. Kurv, nüüd hakkad välja minema, nüüd gaasi juba. Siin pead tegelikult kohe pidurid, käik alla. Vaata, pidurda, muidu me oleme liiga välja. Me tahame vaata, see kurv on nagu niuke joon ja sa tahad seda tippu tabada, on ja. Et seal tipus peaks olema see, et mahapidurduse lõpp ja gaas juba peale. Et liiga vara ja liiga hilja ei ole mõtet sisse minna. Nüüd me läksime liiga vara, eks. Nüüd me kandume välja. Tegelikult me tahame rada võimalikult lühikeseks sõita. Jõuame 2 ringi veel teha. Teeme selle ringi ära ja siis viimane on nagu jahutusring, siis sõidame, siis võid väga rahulikult sõita. Et jahutama peab ka alati. Ja väga hea, nüüd juba hakkame minema, nüüd võid juba gaasi panna. Ja rool vaikselt otseks samal ajal, väga hea. Vaata käiku. Siit võid minna julgelt. Väga hea, nüüd hakkame juba vaikselt hoogu maha võtma, väga hea, lase veereda. Vaata käiku nüüd, käik alla. Väga hea. Kui tahad hoogu maha võtta, lased lihtsalt käik sees veereda. Ja kui alla vahetad, siis pidurdab rohkem, eks. 4. veereb kiiremini, paned 3. peale, siis hakkab mootor ka pidurdama kohe. Siit võid juba julgelt minna. Või ikka sinna väljapoole, vaikselt nagu kandud sinna. Sul on võimalikult palju ruumi vaja. Siit vana Subaruga ma sain mingi nende nii-öelda poolslikkidega või sportreffidega, nimetame niimoodi, ma sain 170-ga siit läbi ikka. Oi, natuke väljapoole rohkem. Kasuta raja laiust ära enda kasuks. Väga hea. Nüüd juba väga hea. Juba läheb paremaks, eks. Enne läbid kurvi ära ja siis, kui on kurv läbitud, siis paned gaasi põhja. Võid rohkem väljapoole hoida, praegu me oleme liiga sees. Ja võid julgemalt keerata ka, vaata, auto peab. Me jõuame 1 ringi veel teha, kui tahad. Kuna me sõidame nii aeglaselt, siis see juba vilgub, okei, läheme sisse, siis vaata, finišilip. Noh, kuidas tundus? No, vajab harjutamist ikka. Ei, oli okei. No ütleme, et kõik, mis ma ütlesin sulle, jõudis kohale enam-vähem. Nüüd ongi lihtsalt see, et siit hakkadki ehitama vaikselt, lihvima, et muud midagi. Et nagu ilmselt põhimõtetest said aru, eks? Ja noh, seda tundsid ka ise, kui sa lased nagu siduri lahti ja vaba veeremise peale, siis on auto kõige ebastabiilsem. Et nagu pidurdades, nagu mina vaatasin, vahetan käiku alla samal ajal. Mul on õige käik sees kurvi minnes.
ja järgmine ongi, lasen piduri lahti ja siis on umbes see nagu sidurit kasutama õpetatakse autokoolis, et sama, kui pidur tuleb üles, juba läheb gaas alla, et kogu aeg oleks nagu, mis eesti keeles on, et vedrudel oleks siis mingi jõud mõjutaks neid, et kui sa lased lihtsalt siduri lahti ja ei ole gaasi, ei ole pidurit, siis ongi, tekib see, põhimõtteliselt seda nimetatakse lift-off oversteeriks, siis muutubki auto ebastabiilseks. No kuna see on 4 vedu, siis see on kõige lihtsamini juhitavam ja kõige stabiilsem, aga noh, mingi teiste veoskeemidega on seda veel rohkem tunda. Näiteks esivedu, kui sa oled gaasi peal on ja kurvis, siis ta kipub alajuhitav olema. Kohe, kui sa gaasi lahti lased, siis esivedu teeb nii, et viskab perse ette. Sest põhimõtteliselt sa lased gaasi lahti, raskus tuleb esiteljelt ära, aga esitelg jääb nagu raskemaks ja siis tagumine telg on nagu pendel, hakkab ringi keerama. Ehk siis esiveolisega peaks kogu aeg kurvis gaasi panema. Jah, no sa peaksid olema nagu õige kiiruse juures kogu aeg, et ei tekiks alajuhitavust ja ülejuhitavust. Muidugi seda ülejuhitavust saab alati ära kasutada, nagu mina tegin, lasin külge veits on ja. Aga noh, ma räägin, minu teadmised on ka ainult mingi maani on ja ega keegi mind õpetanud ei ole, lihtsalt ise mingi arvutimänge mänginud ja harjutanud, et siis jah, sest noh, taguvealisega on ju see, et sa paned gaasi on ja siis kasutad seda ülejuhitavust, et sa saaksid kurvi nagu lühemaks sõita ja nii edasi ja nii edasi. Et no rallis on vaata ju taguveolised peavad tulema külge ees ja 4-veolised samamoodi tulevad külge ees, sest kuna pinnas on lahtinek, siis niimoodi saab kurvi võimalikult otseks sõita. Aga polnud hullu midagi, võid selle kiivri sinna taha panna. Hein sai hakkama, Hein survived.